Aga jälle, kaamera ei näita seda. Ma ei tea, kes ütles, et ta on siin, sest ta ütled, et tema alustas. Ma tean, see on alati nii. Ema tütart ei sunnitud teenindama. Ma tean, et see on väike asi. Olgu. Viimane kord oli kaamera selle puu küljes. These naist, kõik nõud, ütlesid politseile, et nende õhtu rikuti ära, kui töötajad viskasid nad Florida restoranist välja. Aga see, mida nõud väitsid olevat õnnetu juhus, kus üks restorani tualettruumidest ummistus, osutus palju tõsisemaks probleemiks. Ja kui politsei vaatas turvakaamera salvestisi, võttis nende naiste õhtu väga halva pöörde. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Niisiis, politseinik Longwoodis, Floridas, ostis 2023 aasta augustis õhtusöögiks takosid. Just siis tuli raadiosse teade kiireloomulisest väljakutsest. Kiireloomulisest väljakutsest kakluse kohta ühes restoranis. Ja selgus, et see restoran, Papa B's Wings, oli kohe kõrval. Nii et politseinik asus kohe tegutsema. Mul on 5 mustanahalist naist, kes jooksevad tüdruku taha. Ei, tulge tagasi! Palun! Milline see oli? Hei! Oh, sa tuled alla! Hei! Tule siia! See inimene on nii geto, eks? Sa pole seda näinud, jah? Ei! Need on tundmatud naised, aga mina olen 1025. Ma nägin neid Chaser Pointis igal pool. Mis te arvate tänasest õhtust, tüdrukud? See on politsei haarang. Miks? Politsei! Ajutiselt kurvil paremal. Ta lükkas. Ta lõi mu õde. Ma oleksin võinud ta käed kinni panna. Olgu, me selgitame selle välja. Anna mulle üks, et... Istu maha, lihtsalt istu maha. Kas sa helistad emale? Eme! B! Papa B! Emeke! Eme! Kas sa oled nendega või? Mis su... Olgu, ma tulen sisse. Ma tulen sinuga rääkima. Oota hetk. Emme! Kas sa kuuled mind? Sinu papa. Sa ütled mulle, et meil oli just sõrmevõitlus. Meil oli just tüli. Ma olen päris haige. Sa pidasid vastu. Jah. Olgu. Ma ei tea, ma ei saa sõrme kinni panna. Mis kurat vend, sa ei pannud tema käsi minu peale. Me selgitame selle välja. Rahun. Kas me võiksime lihtsalt teha? Kas me võiksime lihtsalt lasta sul, ta on noor? Aga üritame aru saada, mida me üritame emandada. Tema karjumine ja kõik see, me ei saa aru. Ma saan aru. Me üritame sellest aru saada. Hästi. Kas olid selles osaline? Mis toimub? Jah, me oleme alati kaasatud. Me olime sees. Kõigi dokumendid on korras. Ka sinu omad. Me olime sees ja me istusime otse laua ääres. Meil oli lõbus. Me ei tellinud süüa. Kõik me maksime talle. Me istusime seal päris kaua. Nad ei öelnud kordagi midagi sellist nagu, me ei saa siin kaua istuda, meil on siin piiratud aeg. Mitte midagi. Me lihtsalt istusime ja rääkisime. Me räägime. Me ei ole valjud, me ei ole ebaviisakad. Me ei räägi teenijatega ega midagi. Istume lihtsalt laua taga. Sul on personal, kes süüdistab neid naisi selles suures segaduses, selles suures kakluses, selles kaoses, kanatiibade restoranis, jookide loopimises ja kaklemises. Nii et need erinevas vanuses naised püüavad parklas oma lugu selgitada, samal ajal kui saabub veel politseinike, kes üritavad aru saada, mis toimub. Mis täna õhtul juhtus ja mis toimub? Me olime seal sees, me tulime, me sõime. Nad panid meid istuma, võtsid meie tellimuse, me sõime, eks? Sõime lõpetasime, nad viisid meie prügi või mis iganes ära, me maksime. Olgu. Me oleme ikka veel. Aga ma ei saa seda visata. Ta lõi mu õde. Sain aru. Ja me tegeleme sellega, millega vaja. Olgu. Me peame kõigilt nende versiooni kuulma ja ma räägin sulle, mis toimub. Olgu. Hinga. Hinga. Võta endale aega hingamiseks. Ma ei tea, kuidas olla vend. Milline neist on sinu õde? Jasmine. Okei, Jasmine on sinu õde. Ja. Okei, kuidas te siia jõudsite? Ma sõitsin autoga, mina ja mu õde olime autos. Ja mu nõud sõitsid eraldi autoga. Olgu. Nii, et me sööme. Oleme söömise lõpetanud, nad koristavad meie toidu ära. Me maksime ära, me ikka veel istume seal ja räägime. Nad panevad kinni. Kas te saate ettevõttega rääkida ja vaadata, mis sealpool toimub? Nad panevad kinni, nad koristavad või midagi. Me ikka veel räägime. Me ikka veel räägime. Ma ei tea, kes see oli. Üks neist tuli laua juurde.
ta tuli meie juurde ebaviisakalt. me räägime. kas sa mäletad, milline ta välja nägi? ma arvan, et tal oli lilla särk seljas. Meil on erinevad värvisärgid seljas. Okei, tema särk on lilla. ma ei mäleta, kuidas ta välja nägi, sest me rääkisime ja rääkisime. ta tuli meie juurde ebaviisakalt. Mitte mingit vabandust ega midagi. Okei, me suigame. Mul on vaja, et te kõik lahkuksite. Te ummistasite just tualeti. Ma tean, et teie tegite seda. Te olete viimane inimene siin. Ja me oleme nagu, kõigepealt see on teie asi, sest me räägime ja teie tuhete ning olete ebaviisakas. Te ei küsinud ühtegi küsimust, ei vabandust, ei midagi. Ja siis see lihtsalt, me vaidleme edasi-tagasi, siis ta ütleb, ma pean nüüd lahkuma, mul on vaja, et te kohe lahkuksite. Ma võin politsei kutsuda, et teid välja visata. Me oleme nagu, mis iganes, okei, tõuseme püsti ja lahkume. Tema ikka veel räägib. Ta astub mu õe juurde ja lükkab mu õde. Ja siis läheb kõik käest ära. kas kõik hakkaksid siis vaklema? Jah, sest nad olid perekond. kuidas? Ta lõi mu õde ja siis, kui ta lõi mu õde... no ta lükkas oma õde, eks? Kas ma sain õigesti aru? Ta lükkas oma õde. Lükkas. Lõi, mis iganes, aga tema käed puudutasid mu õde. Ma nägin, kuidas ta käed puudutasid oma õde. Kui ta lükkas teda, siis ta lükkas teda. Kui ta lõi teda, siis ta lõi teda. Kumb see oli? Ma nägin, kuidas ta käed puudutasid mu õde. Mu õde astus tagasi. Okei, aga sa ei näinud, et ta oleks teda löönud näiteks rusikaga või midagi sellist. Sa lihtsalt nägid, et ta käed olid su õel. Jah, sain aru. Käed mu õel. Okei. Kui ta pani käed mu õe peale, siis nad jooksid kohale ja siis läks suureks jamaks. Kõik lõid, tirisid, lükkasid, kõik see. Nii et kõik teie ja kõik nemad. Jah. Okei. Me kõik nende vastu. Nad jooksid näia, kui ta pani käed mu õe peale. Räägi mulle oma sõnadega. Me istume. Mis siin juhtus? Me inestame siin nagu peab, eks? Ja. Kui te sulgete, siis öelge seda. Järgmise 10 minuti jooksul me sulgame. Kas te saaksite lahkuda? Ei, ta ei öelnud seda kordagi. Nad ei öelnud seda kordagi. Me istume. Me ei peaks seda teadma, okei? Me peaksime kiiresti välja minema, eks? Okei. Ja kui te oleksite tahtnud, et me lahkuksime, oleksite võinud seda viisakalt öelda ja ligi astuda. Ta tuli meie juurde ja oli väga ebaviisakas. Sain aru. Kas sa mäletad, kes ta oli? Näiteks nime? Või kes ta oli? Ma ei mäleta. Ma mäletan küll, milline ta välja nägi. Ma võiksin täpselt sinna minna ja öelda, kes ta oli, aga ma ei saanud tema nime ega olnud ta isegi meie teenindaja. Okei, ei olnud. Ta oli hoopis teine. Teine inimene. Ta tuli sinna, ta oli väga ebaviisakas. Okei. Väga lugupidamatu. Siis ta pöördus ümber ja ütles, et meie oleme lugupidamatud. Kuidas? Kui sina tulid sinna, karjusid ja olid meie vastu ebaviisakas? Sain aru. Kui sa tahad, et me lahkuksime, siis lihtsalt ütle seda, eks? Aga te olete juba niikuinii maksnud, mis iganes. Aga me oleme juba maksnud ja me lihtsalt istume. Okei. Lihtsalt vestleme, protestime. Meil ei olnud kunagi lubatud. Me ei olnud mitte keegi. Lihtsalt vestleme, räägime. Hästi. Kui ta oleks tahtnud, et me lahkuksime, oleks ta võinud seda paluda. Selle asemel, mida ta tegi. Kui ma püsti tõusin, oli ta ikka väga lugupidamatu. Ta läks ja lükkas. Okei. Enda kaitseks, ta oli juba alguses lugupidamatu. Ma mõtlen, et siin pole ainult viha ja raev. Ta lükkas mind. Ma kaitsesin end nii, nagu pidin. Olgu. Nii, nüüd läheb lahti. Kõik teised tulevad välja. Mind surutakse maha. Tõmmatakse siit. Tema tõuseb püsti. Mehed on kaasatud. Ma saan hoope. Ma tunnen lööke. Nüüd rünnatakse mind juba mitmekesi. Olgu, me ei tulnud siia selleks. Me tulime sõna otseses mõttes otse teiselt ürituselt, me tahtsime süüa, me tulime, me rääkisime, see oligi kõik. Kui ta oleks tahtnud, et me lahkuksime, oleks ta võinud lihtsalt seda öelda. Ta ei öelnud seda kenasti ega viisakalt. See oli väga ebaviisakas ja lugupidamatu. Ma pole kunagi käinud restoranis, kus nii käitutakse. See oli temast väga ebaviisakas ja vastik. Tõesti, sa tahad, et me lahkuksime. Nüüd sa ei taha, et me lahkuksime. Nüüd sa kutsud politsei, eks, sest me kaitseme end. Nüüd sa kutsud politsei. Nüüd sa tahad meid siia lukustada. Nii, et kui politsei tuleb, siis teie näete välja nagu ohvrid. No see pole siin nii. Me analüüsime kõiki ütlusi, mis meil on, eks? Kas sa saad aru? Kui asi selleni jõuab, kas soovite kallaletungi pärast süüdistust esitada? Ja soovin. Ja sina oled lihtsalt... Mina olen Jasmine. Mina olen see, keda ta lükkas. Sina oled Jasmine Dominique. Kas perekonnanimi on Klein? Ja. Olgu. Naine tuleb minu õe juurde. Pärast seda, kui ta on tualetis käinud ja tagasi tulnud, ta tuleb meie juurde vaenulikult ja halvustava hoiakuga.
Lihtsalt teadmiseks, me paneme kinni ja te peate lahkuma. Ja teie siin, teie ummistate tualetid ja bla bla bla. Ja me vaatame lihtsalt üksteisele otsa, et mida sa mõtled. Ta lihtsalt läks tualetti. Ma tean, et see olite teie, sest te olete ainsad, kes siin sees on. Siis mu õde ütleb, vabandust, see oli mina, aga ma arvasin, et see läks alla. Ma ei teadnud, et see oli ummistunud. Ja sinu õde on kumb? On! Ma tean, et sa oled. Räägid siin. See näeb välja selline. See siin on, need mõlemad on mu õed, aga see siin... Ta läks tualetti, okei? Kas see on Kanisha? Kanisha, okei. Nii et Kanisha läks tualetti. Ta läks tualetti ja tuli tagasi välja ja siis see naine tuli, ta ütles, ma tean, et see olite teie, sest te olete ainsad siin. Ja tema ütles, ma just läisin tualetis, ma arvasin, et see oli juba nii, ma ei teadnud. Te peate välja minema, te tulite siia, sõite ja ta. Ja me olime lihtsalt nagu... ei olnud vaja meie peale nii vaenulikult tulla. Me tulime siia maksima oma toidu ees ja nüüd lihtsalt istume ja räägime. Ma ei teadnud, et see on kuritegu, kui me ei tohi istuda ja rääkida. Ja tema ikka veel, te peate minema, ma võin teid välja visata ja ta. Ja me olime lihtsalt nagu, me oleme maksvad kliendid, me maksime oma toidu ees, sa ei pea meiega niimoodi käituma. Kui me üles tõusime, siis ma ei näinud ise, et ta teist tüdrukut minu nõbu lükkas. Ma ei näinud, et ta teda lükkas, sest ma juba tõusin püsti, kuna ta ütles, et me peame lahkuma. Me peame lahkuma. Ja meie lihtsalt ütlesime, et okei, sa ei pea ebaviisakas olema. Aga me tõusime juba, et lahkuda. Sain aru. Ja järgmisel hetkel kuulen lihtsalt karjumist, pööran ümber ja ta on mu lõbu kallal, lööb teda. Loomulikult ma ise ei taha teda lüüa. Ma üritan oma nõbu eemale tõmmata ja teda tema küljest lahti saada ning lahkuda, sest ma ei taha sellest midagi suuremat teha, kui see juba on. Aga tema kisub teda. Ta tõmbas ta maha, ma üritan teda haarata. Siis tulevad inimesed tagantpoolt, haaravad minust kinni, viskavad mind põrandale, kisuvad mul juukseid peast ja loobivad asju. Ma lihtsalt mõtlen, kuidas te üritate olukorda rahustada. Aga kogu teie meeskond tuleks siia, et meie peale karata. Muidugi, kui keegi teie meeskonnas paneb käed kellegi peale, kellega me koos oleme, siis mina üritan olukorda rahustada. Aga sina haarad temast kinni, tõmbad ta kõrvale, lööd teda. Ma üritan siin temast lahti saada, et me saaksime minna. Siis nad tahavad meid sisse lukustada. Nüüd tegid sa vea. Sa kutsud politsei. Aga teie olite need, kes meie juurde tulid ja sina oled see, kes tuli meile ja talle kallale. Ja see on nagu milleks? Me maksime oma toidu eest, okei? Jah. Tõsi, me ei andnud jootraha. Kõigil ei ole raha jootraha andmiseks. Meil oli raha, et süüa ja oma toidu eest maksta. Meil ei olnud raha, et jootraha jätta. Mul on kahju, aga nii lihtsalt oli. Kui see oligi põhjus, miks ta pahane oli, siis olgu, mul on kahju. Sa ei olnud isegi meie teenindaja. Jah, sa kuulsid, kuidas kapral palus teistel politseinikel restorani sisse minna ja töötajatega rääkida. Ja las ma ütlen sulle, nemad räägivad hoopis teistsuguse loo. Tere õhtust! Mis toimub? Sorry. Tšau! Ma võin su vaagivesti juurde. Nii et nad olid siin pärast seda, kui me sulgesime ja kõik, nad lõhkusid tualettruumi. Nii et nad palusid neil viisakat lahkuda. Ma ei tea, mida ta ütles. Lõhkusid nagu, nad läksid sinna esimesena, ummistasid kõik tualetid ja nad olid ainsad siin, keegi teine poleks saanud seda teha. Ja siis ma läksin ära ja me koristasime selle ära ja ta oli seal jälle sees ja ma kontrollisin ning ta tegi seda täna. Nad tegid seda kõike. Jah, nii et nad korrastasid asju, nagu nad ütlesid. Aga ma olen siin. Aga nemad tegid kogu selle segaduse. Jah, see on minu maja. Kas sul on kõik korras? Tahad istuda? Näen, istume. Mis su nimi on? Mida kuradit sa teed? See on minu jaoks veidi raskem, sest mul on... Mul kõik need asjad seljas ja ma olen... Ja ma vananen nii. Olgu. Nii et... Olgu, nii et põhimõtteliselt nad on siin terve aja istunud. Ma võtaks tooli. Praegu, ei, otse sinu taga. Olgu, kui palju inimesi sa valid? Ma arvan, et neid oli 5. Nad on siin istunud ja tundub, et nad maksid oma arve ära. Nad ei andnud teenindajale üldse jootraha, me ei oodanudki seda neid. Nad on siin lihtsalt rahulikult istunud, me oleme lasknud neil olla. Nad on siin. Yes. Nad kontrollivad midagi, see on okei. Nad ilmselt jõudsid siia. Umbes 1,5 tundi tagasi, võib-olla kauem. Kõik korruse tualetid olid nii paberid täis. Mina ja tema puhastasime need ära. Ja see juhtus selle aja jooksul.
vähem kui 10 minutiga. Me puhastasime. Vabandust, mind ei huvita. ei, sina võitled nendega. Te ei lähe sellega kaasa, mina olen siin ohvitser. Sellest me, kurat... Mis siis kogu selle asja käima lükkas? Kas nad ärritusid lihtsalt sellepärast, et sa palusid mul lahkuda? ma ei usu seda, sest nad ei olnud midagi öelnud, nad ei olnud millegi üle kurtnud minu teada või ma ei usu, et nad hakkavad sulle millegi üle kurtma. Aga nad andsid teenindajale 100, see ei puuduta mind, aga nad andsid teenindajale $100, vahetus oli 10, arve oli 90. Ja siis nad võtsid kogu vahetusraha tagasi. Nii et nad teadsid, et me ei saa jootraha. Oli nagu oli, nad jäid siia igaveseks. No olime juba varem kinni pannud, sest oli nii vaikne. Avatud silt oli koos muusikaga välja lülitatud, telerid olid kinni. kõik. Me lihtsalt lasime neil seal natuke istuda ja siis juhtus see vannitoaga seotud asi. Nii et nad ei olnud vannitoas, jah. Mina olin see, kes läks ja kui ma märkasin, et seal oli hunnik tualettpaberit, ma ei teadnud, kas peaksin selle alla laskma, sest seda oli nii palju ja ma teadsin, et võin toru ummistada. Nagu nad tegid seda meelega. Ja vaatasin teistesse kabiinidesse ning põrandal oli igal pool paberrätikuid, lihtsalt prügi. Ja ma küsisin Jane'ilt ja tulin sisse, näitasin talle, ei. See lihtsalt ei parane. Ja lahkusin. Ja siis ta ütles, et kui nad lähevad tagasi ja teevad seda uuesti, siis anna mulle teada ja ma näen sind. Ja seal oli veel üks. Blokeeri esimene ja... Ma läksin teist korda ja läksin, sest nägin, et ta läks vannituppa. Nii et ma mõtlesin, vaatame, kas nad teevad seda uuesti. Nii et sina koristad selle ära, nii et ma pean selle kõigepealt läbi tegema ja siis sina koristad selle ära. Ma ei küsinud neid. Aga kui sa selle leidsid, siis sa koristasid selle ära, eks? Jah, ma koristasid selle ära. Ja siis ma läksin tagasi ja keegi nende lauast läks jälle sisse. Ja ma läksin sinna samal ajal kui tema lahkus enne mind ja ma lihtsalt piilusin kabiini ning ta tegi seda jälle. Siis ma andsin sellest teada Jane'ile. Ja Mia on minust vanem, küpsem, mulle ei meeldi sellistest asjadest inimestega rääkida, nii et ma palusin tal seda teha. Nii et ta läks nende laua juurde. Ma ei kuulnud, mida ta neile ütles. Ma tean, et ta rääkis nendega. Ma vaatasin alguses kaameraid ja siis kuulsin, kuidas nad karjusid. Ma olin kontorialal ja ma kuulsin, kuidas nad karjusid, nii et ma piilusin, mis toimub, mis iganes. Ma ei läinud laua juurde ega midagi ja siis, kui ma läksin, kuidas nad karjusid. Ma pööran ringi ja tulen tagasi ning nad viskavad minu suunas toole. Ja ma ei näinud iga inimest eraldi, aga sellest uksest, kus ma nägin, oli neid mitu. Ja siis ma tulin välja, ma tulin siia välja ja kõik oli visatud, igaüks neist. Kõik olid toolid. Näiteks see alaealine tüdruk, ta on alaealine, ma arvan, et ta on 17. Ta oli maas, ma arvan, et ta üritas aidata, ma ei tea. Aga ta sattus lõpuks nende toolide vahele põrandale ja ma nägin, kuidas tool talle peale visati. Ma ei tea, kes seda tegi. Ma nägin tooli tema peal, ta lamas selili. Ja siis kuulsin, kuidas klaase visati ja need kukkusid kruusidesse ja soolatopsidesse. Nad kõik lähevad täna õhtul toolile. Ja siis ma lihtsalt jooksin ja kutsusin neid. Ma kaotasin oma kanali. Kas sa nägid, kes pani tooli sinu väituse peale? Ma ei näinud seda inimest. Kas sa arvad, et ta ei teaks, kes neid nägi? Ma olen selles kindel. Kes kurat sa oled? Meid oli umbes 3. Kaamerad sinu töökohal. Ja, Bridget ja Sissi, mu ülemused, nad tulevad, nad on juba teel. Ja tal on digipääs kaamerale, nii et nad saavad teile näidata. Kas sa Seidiga? Hea. Minuga on kõik korras. Aga keegi pani sulle tooli peale, et see tooliga lüüa? Ma isegi ei tea. Ma lihtsalt nägin, kuidas kõik lendas. Ma juba läksin Jamie juurde, sest kõik 5 hüppasid Jamie peale. See, kellel oli lilla seljas. Tema peale, okei, hüppasid tema peale. Ta oligi, nagu ma ei näinud Jamie. Kõik 5 neist, jah. Sa lõid teda koos ja siis sai mina ekraanile. Me lõime teda ja siis hakkasid nad toole loopima, kõike loopima ja siis läksin sisse Jane'i välja tuua ja kõik 3 hakkasid mulle kallale hüppama ja mind nööma ja nii edasi. Sa kavatsed esitada süüdistuse kehalises väärkohtumises. Sa pead hüppama 50 võrra. Ma ei pea seda tegema. Olgu, ma lahkun. Ma mõtlen, ma olen 17, olgu. Nii et me peame vanematele helistama, ütlema neile, mis toimub, sest sa oled alaealine. Hästi. Ja uurime, kas soovite süüdistust esitada, mis, kui sa oleksid mu tütar, oleks kindlasti kõige hullem asi. Nii et helista emale või isale, helista kellelegi, et ta siia minu juurde tuleks. Nüüd on Longwoodi politsei kehakaamera salvestis udustatud, nii et me ei näe jälgimiskaamera videot, kuid kuulete politseiniku reaktsiooni sellele, mida ta näeb. See peaks peamiselt olema see kaamera. Mul ei ole tualettide kohta midagi. Mul on ainult tualett. Ma lihtsalt tahan vaimu näha. Mida kuradit sa teed? See oleks siin see parim variant.
okei. Nii et nad... Kas sa saad tagasi sellele poole minna? Kas sa saad küljele minna? ma ei saa, sa annab märku, Jeesus Kristus. Ja neil on Viktor Roome. Nii paistab. Nii et nad 34. Nii see paistabki. See oli see kollasega. Tema oli see, kes alguses, kui ta püsti tõusis, keegi viskas talle joogi ja siis tema lihtsalt Läks talle. Meil on kaamerafirma. Need, kes meie kaamerad paigaldasid, võivad olla võimelised selgema versiooni alla laadima. Nagu et oleks selgemalt näha, mis juhtus. Jah, see annab mulle juba päris hea pildi sellest, mis toimus. Ma tulen kohe vänad üks hetk, okei? Kotid? Siis lähed sa välja. Kapral on peaaegu lõpetamas oma intervjuusid 5 noore naisega, aga sees olev politseinik tuleb välja, et talle teada anda, et olukord on muutunud. Teeme ära, mis vaja teha, eks? Istude korras, kapral. Ma vaatasin kaamera salvestist. Nemad alustasid seda. Töötajad käitusid rahulikult, sest neeste tualett oli korrast ära. Nad tõusid püsti, et lahkuda. Üks? Mis talle joogi? Üks? Tal on jook peal. See töötaja, see, kellel on lilla särk. Jah, okei, jah. Siis Kui pärast seda läheb kõik täiesti käest ära. Kes viskas joogi? Või kollane? See, kes on see valges. Ma ei usu. see on see, kes ütleb, et teda lükati esimesena. Olgu. Ja sealt edasi. See oli lihtsalt vabas voolus. Olgu. Nad ründasid 17 aastast. Olgu. Nii et minu arvates on nad kõik... Nad kõik on seal, teopid. Ja seda video näitabki, eks? Video näitab. Nad on lihtsalt põhimõtteliselt... Nad lihtsalt põhimõtteliselt jäävadki sinna. Olgu. Nad viskasid tüdruku peale asju. Nad ründasid teda. Ma läksin kohale, et seda lahutada. Ma märkisin nad ka ära. Nii et kui sa lähed ise videot vaatama, et seda kinnitada, siis see on õige. Aga sellest, mida mina nägin, nad nägid seda. Olgu. Kui palju autosid meil siin on? Olgu. Piisavalt palju, et transportida. See siin valge dressipluusiga. Nii et ainsad, kellega ma pole veel rääkinud, on need kaps siin. Kõigiga teistega olen juba rääkinud. Põhimõtteliselt on nende ütlused, et töötaja tuli nende juurde ja nad said lahkuda. Ja ilmselt tundub, et probleem on selles, et nad ei andnud jootraha. Vähemalt nemad arvavad nii. Ja siis nad põhimõtteliselt ütlevad, et töötaja tuli talle väga lähedale ja minu küsimuste peale mainiti ka spagetipaltega toppi ja teksaseid. Nii et see on korras. Mul on need siin järjekorras olemas. Ja sa käsitlesid iga lugu. Ma juba intervjueerisin neid 3 ja neil on kõigi kohta täpselt samad ütlused. Nii et me intervjueerime neist 2. Ma hoian meid korraks enda käes ja lihtsalt jälgin, et ema neid ei võtaks. Sest kui nad lähevad toppi, kas ta võtab ütlusi? Ta ütles, et räägib praegu selle teise töötajaga, keda rünnati. Ta saab seal varsti valmis. Ta tuleb minu auto juurde, võtab ütluste vormid ja tegutseb edasi. Ma tean, see on alati nii. Nii et sees olev politseinik jätkab nõbude ülejäänud küsitlemist ja aitab välja selgitada, kes võiks vajada meditsiinilist abi nüüd, kui kiirabi on kohal. Ja üdruku pereliikmed on samuti hakanud kohale jõudma. Kas sinuga on kõik korras? Olgu. Kas sa said viga? Kas sa said viga? Yeah. Olgu. Mis see olutab? Jah, ma kontrollin selle kõigepealt üle, Kraua. Ma viin ta ise. Tee mul üks teene. Lihtsalt vaatada kiiresti üle ja siis hakkame liikuma. Palu mine vaatada kõigepealt üle. Olgu, rahune maha. Siin vaadatakse kohe üle, eks? Ta vaadatakse üle. Rahune maha. Rahune maha. Ta vaadatakse kohe üle. Kas on korras? Korras. Ja on emmemma. Me kontrollime seda. Me rämme siia. Ainult. Sain aru! See on minu isa! See on minu käss! See on minu müts! Olgu, poisid, tulge nüüd. Okei. See on halb. Ma ütlesin, härra, tulle siia. Ma ei teadnud. See on korras. Me hakkame nüüd selle kõigega pihta. Okei, härra, teie 5 tüdrukut. Las ma räägin teiega.
Okei, see oli siis kaamerasse jäänud juhtum, see toimus restoranis. Töötajad teavad, et te võite minna. Teie tütar ründab kõigepealt ettekandjat. Mida ma tean valguse kohta? Olgu, no see on siis, kui sa vaatad kaamera poolt. Olgu. Sisekaamera näitab neid teenindajat ründamas ja kui teised töötajad tulid seda lahutama, ründasid nad ka neid. Nad ründavad teenindajaid. Okei, kogu see asi sai alguse sellest, et nagu mulle on öeldud, kasutasid nad tualetti, ummistasid selle ära, töötajad läksid, koristasid ära ja parandasid selle. Nad läksid uuesti sisse ja tegid täpselt sama asja. Lihtsalt selleks, et nendega usaldust luua, nad lihastasid, keegi tegi trikki ja siis keegi ei ründa neid. Ma ei tea, mida kuradit nad teevad. See on see, mida turvakaamera mulle näitas. Ma üritan aru saada, mis juhtus, aga nad püüavad teha põhjalikumat uurimist, et teada saada, mis tegelikult toimus. Praegu oleme nii kaugele jõudnud. Kas võib midagi, Ürem? Annan sulle teada. Ei, pärast seda, kui ta selle üle vaatab, veendub, et keegi pole vigastatud ega saanud viga, midagi sellist. Kui sellega ühel pool oleme, jätkame uurimist. Ja siis, kui lõpuks saan sulle teada anda. Hästi. Ma tean, et see on natuke frustreeriv. Ma tean, et see näeb aeglaselt, et meie töötajad siia jõuaksid. Ma saan aru. Ma olen ka isa. Mul on ka laps. Lihtsalt lase neil seda sinu tütre heaks teha ja siis vaatame edasi, eks. Nii et ma ei saa rääkida. Lihtsalt anna mulle minut. Unustame korraks, mis siin toimub. Ma tean, et nad rääkisid nendega ja nüüd on kõik, eks. Okei, ma hindan seda mees. See oli hea. Hästi, muidugi. Ja ohvitser küsis neilt, mis juhtus. Kuid erinevalt kapralist on tema näinud turvakaamera salvestist ja suudab kohe märgata, kui naised väidetavalt ei räägi tõtt. Mis siis juhtus? Okei, me istusime maha, kell oli umbes 9:50 paiku. Okei. Nad panid selle asja internetis kinni, kuigi ta ütles, et see suletakse kell 11. Nii et me lihtsalt lõpetasime rääkimise. Ma pean tualetti minema. Okei. Iga kord, kui kasutan avalikku tualetti, panen alati tualetile paberit. Okei. Kui ma lõpetasin, tõmbasin vee peale, aga ma kõndisin välja. Ma ei teadnud, kas see ei läinud korralikult alla või oli see niikuinii ummistunud. Okei. Ma läksin käsi pesema ja siis läksin tagasi istuma ja ma arvan, et siin sees oli üks töötaja. Ma arvan, et ta läks samasse kabiini, kus mina olin ja ütles, et me ummistasime tualetti või midagi sellist. Siis tuli ta välja ja ütles, kuna me sulgeme, pean ma paluma teil lahkuda. Ja 11 ummistas tualetti, sest ma tean, et 11 oli just seal sees. Nii et ma nägin oma õde. Ta ütles umbes nii, sa ei pidanudki siia niimoodi tulema, see oli ebaviisakas. Ja siis ma mõtlesin, et oota nüüd, see olin mina, aga ma ei teadnud, et ma vetsu ummistasin. Sest ma lihtsalt kõndisin välja. Nii et ta ütles, et mine välja, hakka karjuma. Ja siis, kui me püsti tõusime ja lahkuma hakkasime, haaras ta oma võtmed. Ta tahab mu nõbu Jasmini just seal lükata. Millist? Käsko. Ta lükkab mu nõbu Jasmini. Me oleme perekond, miks sa siis mu nõgu puudutad? Pole mingit põhjust teda puudutada. Tema siin karjub, kisab ja loobib asju. Ja siis tulid kõik teised töötajad siia ja hakkasid neiega kaklema. Seal sees viskas üks mees mu õe sealt maha. Haaras temast ja viskas ta. Visati toole, löödi mind näkku, löödi mu õde pähe, visati toole, visati jooke, visati kotte ja kõike muud sellist. Siis olime kõik põrandal ja korjasime oma asju. Ta tuli, jätkan Želja. Keegi viskas talle midagi silma. Ta ei näe midagi. Me ei tea, mis toimub. Siis nad üritasid meid sinna lugustada, rääkides politseist jagu saamisest, kutsudes politsei. Kui me uksed avasime või mis iganes hakkasime autode poole jooksma, aga siis see juhtuski. Tema ja veel mõned politseinikud tulid. Nii et me lihtsalt peatusime. Aga me ei teinud midagi, sest me lihtsalt vingusime selle üle. Tema oli see, kes probleemi põhjustas. Tal polnud mingit õigust kellelegi käsi külge panna. Kõik need inimesed, meid on ainult 5, aga neid on palju rohkem, isaks veel mehed. Nad on tugevad, pillutavad meid ringi, loobivad toole, viskavad jooke. Milleks? Meid lükati tabasi. Hästi. Nii et sa ütled, et teenindajad tahavad kõigepealt teid kõiki rünnata? Jah. Ma olen üsna kindel, et nii ma arvan, sest täpselt nii juhtuski. Keegi ei taha, et politsei neid tabaks, nii et me tõusime püsti ja hakkasime oma asju kokku korjama. Üks lauapool juba lahkub, nad juba kõnnivad minema. Ja minu lauapool lahkub ka. Ja tüdruk valge särgiga, kui ta püsti tõuseb, siis lilla
lillas särgis tüdruk, see lilla lükkab teda. Palun jätka. Nii et ilmselt see ei olnud päris nii. Keda ta siis nügib, sinu nõuõde? See, kellel on valge särk. Okei, ta nügib teda. Mis see nimi on? Jasmine? Jasmine. Jaa, nii et doktor. Jasmine'i lükatakse. Jasmine'i lükatakse. Nii et Jasmine reageerib kohe, enne kui keegi teine jõuab midagi teha või öelda, tuleb kogu köögirahvas välja. Nii et selles olukorras, kui me poleks midagi teinud, oleksid nad talle kallale tunginud. Nii et me püüame kahtlust tähendada. Kaitsesime teda ja nii edasi, siis olukord muutuski. Kõik köögis olnud mehed, kõik töötajad, kõik, kes olid süüdi, tulid tema kööki. Enne kui midagi üldse jõudis juhtuda või päriselt lahti minna, tulid nad köögi seest välja ja seal olukord eskaleeruski. Mulle visati tooliga pähe. Inimestele visati asju silma, lihtsalt asju loobiti igale poole ja sel hetkel oli tunne, et mis mõte on üldse edasi kakelda. Nii et me mõtlesimegi, et okei, pole mõtet edasi kakelda, me oleme kõik täiskasvanud inimesed. Nii et me üritasime lahkuda, aga nemad ütlesid, et me ei lase teil lahkuda ja nad panid ukse lukku. Ma ei tea, kas nad üldse tohivad nii teha, kas nad tohivad ukse lukku panna. See sõltub sinu olukorrast. Nad panid ukse lukku ja nad ei lasknud meid välja, nii et me saime välja ja siis see juhtuski. Nüüd on kapral ise turvakaamera salvestisi näinud ja nõustub, et kõik 5 naist tuleb kinni pidada. Nüüd teavad ohvitserid, et kui kahtlusalused aru saavad, mis toimub, võib neid oodata palju pahandust. Seetõttu räägivad nad kõigepealt oma pereliikmetele. Loodetakse, et nad suudavad kõiki rahulikuna hoida. Spoileri hoiatus, see ei juhtu. Olgu, ma lähen toon nad. Las ma toon kõik vanemad või pereliikmed, välja arvatud need 5 noort naist. Astuvi siia korraks ja ma räägin kõigiga korraga. Kas keegi on veel puudu? Üldse mitte. Kas kõik on kohal, jah? Okei, ma räägin siin kõigiga. Hästi. Kas mul on kõigi laste vanemad seal olemas? Jah, hästi. Ja nad on kõik täiskasvanud, eks? Ma ei ole kõigi nende isikut tõendavaid dokumente vaadanud ja ma ei tea veel nende vanuseid, aga nad on kõik täiskasvanud, eks? Hästi. Nii et siin ongi probleem. Ja, ma käisin ise isiklikult videot üle vaatamas ja kõike sellist, et me saaksime kogu olukorrast erapooletu arvamuse. Jah, nad tulid siia, nad sõid, nad maksid, see pole küsimus, eks? Probleem on selles, kui ma arvan, et kui neil paluti lahkuda ja ma ei ütle, et nad lihtsalt tulid ja ütlesid, kas te võiksite lahkuda. Ma ei ütle, et nad seda ütlesid, eks? Ma ei ütle, et nad ei olnud ebaviisakad. Ma ei saa seda öelda. Kõik, mida ma saan teha, on võtta nende ütlused, sest videol ei ole heli peal. Olgu. Nii et ma ei saa öelda, et ettekandja ei olnud ebaviisakas, kui ta tuli ja ütles, et hei, me sulgeme, aeg lahkuda. Olgu, ma ei saa seda kinnitada. Nad ütlevad, et ta oli ebaviisakas. Nad ütlevad, et ei olnud. Nii et me jätame selle praegu lihtsalt nii, nagu see on. Kuid kui nad hakkavad tõusma, läheb kohe tõuklemiseks. Joogid lüüakse lauale, joogid lendavad igale poole laiali. Sooladoosid ja pipredoosid on igal pool laiali, kõik purunenud maas. Ja siis läheb täiemahuliseks kakluseks nende noorte naiste ja sealsete töötajate vahel. Okei, nii et sellega seoses lähtudes videost, ma lähtun videost, ma ei lähtu nende ütlustest, ma lähtun videost. Okei, sest need 2 on veidi erinevad. Nad lähevad täna vangi, okei? Nii et palun vanematena, ma olen ise ka lapsevanem. Palun kraunege siin. Ärme hakka ka vanematega vestlema. Okei, nad lähevad vangi selle video põhjal. Sa vaatad mind niimoodi. Ma lähtun videost ja vaatan seda videot. Nad ei saa videot muuta. Okei, ekskvitid. Kas me oleme nõus, härra? Videot ei saa muuda, nii et ma lähtun videost. Ja video näitab, et nad kõik muutuvad töötaja suhtes vaenulikuks ja hakkavad teda peksma. Ja siis tulevad teised töötajad vahele, et teda ära tõmmata. Ja ma vaatan kogu seda juhtunut ja selle arenemist videost. Kas me saame videot näha? Praegu te videot näha ei saa. Video on minu käes. See säilitatakse tõendina ja see lisatakse juhtumi materjalidesse. Ma lihtsalt ei saa minna ja videot näidata, sest see on töötajate telefonides, millega nad pääsevad kaamerasüsteemile ligi. Olgu, see on normaalne. See ei ole midagi metsikut ega pöörast. Mul saab olema videokoopia.
ja tõendite avaldamise käigus saavad teie süüdistatavad lapsed loomulikult videokoopia. Olgu, see antakse teile hiljem, see ei ole täna õhtul. Olgu. Ma ei ole siin pooli valimas. Ma olen siin, et vaadata olemasolevaid tõendeid ja ma teen otsuse nende põhjal. Kas on selge? Kas selle kohta on küsimusi? Ma tean, et on palju küsimusi. Ma tean, et neid on palju. Miks sa teed seda? Stsenaarium. Enne kui sa nad kaasa võtad, kas ma võin nendega kõigepealt rääkida? Las me võtame nad kinni, las me paneme neile käerauad ja valmistame nad ette. Ja siis pole mul mingit probleemi, kui sa nendega räägid. Olgu. Ma võiksin sinuga sinna minna, sest nad lõpetavad pudeldamise. Nad lõpetavad proovimise. No. Ma tahan proovida hoida neid võimalikult rahulikena. Noh, ma annan neile sama kõne, nagu ma andsin kõigile teistele. Hoiame lihtsalt rahu ja väldime edasisi konflikte või muid selliseid asju. Praegu... Õige, see on petitsioon. Las ma annan sulle süüdistused ja muu sellise. Millega tegu on, eks? Need on avaliku korra rikkumine ja kallaletung. Okei, mõlemad on väärteo süüdistused. Okei, sellega seoses viiakse nad Seminoli maakonna vanglasse. Seminoli maakonna vangla asub Sanfordis. Sinna nad lähevadki. Ma ei tea, kas te kõik olete siit kandist või mitte. Kui ei ole... Niipea, kui me oma paberid ära anname, saavad nad kautsjoni. Mida kiiremini me nad sinna viime ja paberid korda ajame, seda kiiremini saavad nad kautsjoni. Nad saavad kautsjoni enne seda, jah. Ja kas nad võiksid täna välja saada, eks? Täna õhtul? Ma ei tea, mis kell on, aga... Jah, nad võivad 3-4 tunni pärast väljas olla. Jah, kindlasti. Nii, et neil saab olema kautsjon. See pannakse Seminoli maakonna kohtukantselei veebilehele ülesse. Vabandust. Seminoli maakonna vangla veebileht. Sinna pannakse nende kautsjon ülesse. Meil on ka võimalus sulle helistada või kautsjoni maaklerile helistada või midagi sellist. Kas on selge? Nii et. Kas me saame nendega rääkida? Ma lasen teil nendega rääkida. Ma pean nad kõigepealt autodesse panema, eks? Siin on palju inimesi. Enne kui sa nad kolledžisse paned, jah? Sa lihtsalt pead minema. Ma saan aru. Ma saan aru. Ma teen seda. Ma üritan lasta sul nendega rääkida, kui sa oled... Mul on tõesti lapsed. Lase, ma lihtsalt ütlen sulle, mis... Olgu. Tee nii. Üks inimene korraga. Sa võid minna ja pöörduda oma lapse poole. Aitäh. Ja siis sealt tule siia tagasi ja seisa. Oota rahulikult. Kas sobib? Aitäh. Hästi. Oodake rahulikult, kuni ma teid kutsun. Aitäh. Tere, tere. Tere, tere. Ära mine kiiresti. Olgu. Olgu, olgu, olgu. Olgu. Olgu, ma ei tuleks 5 minuti pärast. Võta istet. Võta istet. Palun, istu. Võta istet. Hakkame mulle käeraudu peale panema. Nad võivad istuda või pannakse neile kohe käerauad peale. Palun väga. Lihtsalt kuula mind. Ma üritan olukorda rahulikuna hoida, okei? Me ei püüa teie vastu ebaviisakad olla, aga meil on oma viis, kuidas seda lahendada. See on minu telefon. Jeesus, miks ma otsustasin sind tappa? Ma ei saa sellest aru. Jeesus. Miks ma valisin nii? Mul on nii kahju. Istu palun, tee seda minu pärast. Mul on nii kahju. Jesus, ja. Need on mu tagataskus. Lähme. Kui ta on oma 2 lapsega rääkimise lõpetanud, saab need 2 autosse panna. Siinsamas, need 2. Ta püsib minu pärast tugevana. Hei, Raune. Nii et need 5 naist on 19-aastane Taisha Charles, tema õed, 18-aastane Kanisha Charles ja 24-aastane Kionda Charles ning tema nõod, 26-aastane Jasmine Klein ja 20-aastane Jalega Smith. Nad olid selle uudise peale praktiliselt lohutamatud. Ma tean. Ma usun sind. Ma usun sind, kallis. Ma usun sind. Mis sul minuga pistmist on? See nime
minerik, tal pole pikk peas korras. Ma saan aru, kallis, ma saan aru. Ja need kuradi inimesed, nemad ei... Nii et lõpuks arreteeriti kõik 5 kahtlusalust avaliku korra rikkumise, kakluse, puudutamise või löömisega toime pandud kallaletungi ja vara kahjustamise eest. Ja vanglas maksid nad kõik kautsjoni, mis oli veidi üle $1000. Nad vabastati. Nüüd me proovisime leida nende juhtumite kohta värskendusi Seminoli maakonna kohturegistrist. Ei leidnud midagi, aga hoiame silma peal. Vaatame, mis edasi saab. Ja see ongi kõik, mis meil praegu teile siin Sidebaaris on. Kõigile. Suur tänu, et meiega liitusite. Nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcaste kuulate. Oleme olemas ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord kõigile!